nüüd räägime muutmispunktidest, et ütleme, et kui mul on need kaks joont selekteeritud, siis siin muutmispunkti peal ei tule menüüd, sest see muutmispunkt on kahele joonele ühine. Kui ma nüüd siia otsa lähen, siis tuleb valik, et ma võin siis kas venitada, siis mul on täielik vabadus igas suunas teda venitada ja panna uuesti paika. Või siis on võimalik valida siit pikendamine ja sellisel juhul ükskõik kui viltu mul iir on, saab siis seda joont teha pikemaks niimoodi, või lühemaks niimoodi, et tema suund ei muutu. Ja jällegi on olemas siin sinise tausta peal number, mis siis antud juhul näitab seda, kui palju pikkus muutub. Et iirega on vaja ainult suund näidata. Ja on teine kast, kus on siis selle joone absoluutne pikkus alates 0 punktist, et siia saab siis panna näiteks, et ma tahan, et see joon oleks 1000 ehk meeter pikk. Ja ma saan ta siis lohistada tagasi. Nii, tähendab, siin oli nüüd üks moment, et kui ma ta tagasi lohistasin, tekkis siia üks roheline kast, mis siis näitas, et ta napsas endpointi ehk siis lõpp-punkti külge, aga nendest napsamistest ma räägin natukene hiljem. Nii, nüüd kui siit punktist liigutada, siis kuna see liigutamine toimub ühisel punkti abil, siis muutuvad mõlemad jooned. Nii, ma võtan selle tagasi. Ja kui ma kasutan keskmist muutmispunkti, siis keskmine muutmispunkt liigutab ainult seda objekti. Ja kuna see keskmine muutmispunkt ei ole siis neil kahel joonel ühine, siis liigub ainult see joon, mille muutmispunkti ma siis näppisin. Kui ma nüüd tahan korraga liigutada neid kahte joont, siis jällegi Shift-klahvi all hoides saab valida kaks muutmispunkti ja liigutada neid jooni korraga paralleelselt. On olemas muidugi ka veel päris movie käsk, aga vahel on siis mõistlik kasutada neid muutmispunkte.